Tere tulemast tagasi kuulama ja vaatama saadet Hoolimise lauanurk. See on koht, kus püüame asjadest rääkides mitte võtta kurve, vaid rääkida otse, nii nagu asjad on. Sellepärast on see lauanurk, mitte ümarlaud. Meie jutud on siin ausad, aga me püüame alati jääda hoolivaks. Hoolimise lauanurga eesmärk on näidata, kui oluline on hoolimine meie ühiskonnas. Hoolimine ei ole ainult tunne, see on ka tegu. Kui hoolime, sünnivad päriselt muutused. Need võivad olla väikesed, aga just pisikestest sammudest saabki kokku suur muutus. Ja just sellepärast see saade on loodud. Mina olen Gert Valdaru. Ma juhin igapäevaselt Astangu kutserehabilitatsioonikeskust. See on haridusasutus, kus suurema toevajadusega noored ja täiskasvanud saavad omandada kutseharidust koos vajaduspõhise toega. Ja nii nad liiguvad samm-sammult iseseisvama elu poole, olgu see tööturul või ühiskonnas. Kui meie esimene saade keskendus tugispetsialistide rollile koolis, siis tänane hoolimise lauanurga teine osa keskendub koolipere olulisele koostööpartnerile, lapsevanemale. Räägime sellest, mida tähendab olla lapsevanem koolisüsteemis. Kuidas sünnib koostöö ja usaldus kooli, lapse ja pere vahel ning kuidas seda hoida, kui elu, riik või kohalik omavalitsus seda proovile paneb. Saatesse olen seekord kutsunud 3 toredat vestluskaaslast. Meie kõigi ühine joon on see, et me oleme lapsevanemad. Ja selles osas on meil ka siis igal ühel oma kogemus, oma tajumine kooli elust. Aga hakkamegi siis vaikselt siit ühest nurgast pihta. Tere, Sander Sasi. Tere. Sander on pikaaegselt töötanud ja toimetanud tervishoiu ja hoolekande sektoris, oled loonud mitu ettevõtet ja ka tervisetasku, kus me siis praegu, millega koos me siis Astangu keskusega oma seda saadet teeme. Ja Sander, ma tahtsin tänada sind ka alustuseks usalduse eest, et sinu poeg Remi, kes on ka selle saate projektijuht, on õppinud Astangul. Ehk meile on oluline Astangul väga, et lapsevanemad usaldavad meid ja me võtame seda väga suure märgina, kui lapsevanem toob meie juurde oma lapse, kellega ma siis saame koos ühist teed alustada, et ta elu iseseisvamaks muutub. Teine külaline on Maarja Krais-Leosk. Tere, Maarja. Tere. Maarja on 3 lapse ema ja on väga pikka aega töötanud samamoodi sotsiaalsektoris, töötades Sotsiaalministeeriumis. Täna on Maarja igapäevaseks töökohaks Eesti Puuetega Inimeste Koda, kus ta on tegevjuht. Ja Maarja on ka seisnud Rae vallas selle eest, et Rae kooli tuleks selline klass, kus saaksid õppida erivajadusega õpilased. 3. külaline, nii nagu mul kombeks on juba olnud, et ma ise tunneksin ennast siin turvalisemalt saadet juhtides, olen ma kaasa võtnud Astangi kutserehabilitatsioonikeskusest Aivi Sobaku. Tere, Aivi. Aivi on Astangu keskuses tugiteenuste arendamise osakonnas sotsiaalse heaolu valdkonna juht ja samal ajal ka sotsiaaltöötaja. See osakond tegeleb aktiivselt just meie õpilaskodus olevate noortega ja ka noorsootöö teenuse korraldusega. Et Aivi on väga palju kokkupuudet just ka olnud lapsevanematega, nii et saad täna jagada meiega seda kogemust. Aga head vestluskaaslased, et enne veel, kui hakkame siis päris juttu puhuma, vaatame korra ära Astangu keskuse vanemrühma juhendaja sotsiaaltöötaja Karin Jürgens-Rampe iseloomustuse lapsevanemast.
ja nii teie kui ka teie, kes te olete siis vaatate meid või kuulate mõnest vahendist, saate ära tunda, et kas see kõnetab teid, kas see olete teie lapsevanemana, mida siis Karin Jürgen Rampe praegu meile räägib. Ma rõõmustan, sellepärast, et mina näen temas koostööpartnerit. Astangu on meie õppijate jaoks osa teekonnast, 1, 2, 3 aastat, aga suhel temaga on pikemaaegsem ja eelkõige näen ma temas kui toetavat ressurssi. Kas teil on mingid praktikabaasid, kuhu te õppijad saadate praktikale? Kui palju teie lõpetajatest saavad päriselt tööle? Ja kuidas Tallinnas selle ühistranspordikaardiga on? Kas nad ikka saavad tööle? Ta ei tohi olla oma lähedasele õpetaja ega tugispetsialist, aga haldusosakonda sobib ta ideaalselt, sellepärast et hästi toimiv haldusosakond on vundamendiks nii õppele kui tugiteenustele. Siis, kui ma näen temas seda päris toetust oma lähedasele. Aitäh Karinile, Astangu kutse rehabilitatsioonikeskuse rühmajuhendajale, sotsiaaltöötajale, et võtsid vastu kutse ja vastasid ausalt isegi veidi provotseerivatele küsimustele teemal, kes on lapsevanem. Väga hästi tehtud. Aga head külalised, saatekülalised, mis ulatuses te ennast ära tundsite? Maarja, alustaks sinust. Jah, siin on see, et tõenäoliselt on natuke erinev see inimeseti sõltuvalt sellest, et milline on see tema lapse erivajadus. Et täiesti arusaadav, et koolis ei taheta, et vanem võtaks seda õpetaja ja tugispetsialisti rolli, kuid kui sul on nagu väga keerulise erivajadusega laps, siis sa tegelikult oledki sageli ise see tugispetsialist, hooldaja, ka õpetaja, käehoidja, no kõik need ametid, mis sinna juurde käivad, kuid mina selles mõttes tundsin ennast selles positiivses mõttes küll ära ja meie laste selle väikese kooliklassi näitel, et ma ei tea, kas just ainult haldustiim, aga ma tahaks öelda ka selline tugitiim, kes pidevalt on nii laste kui õpetajate selja taga. Ja lisaks see ka, et kui meie astume oma lastele järele peale koolipäeva, siis need küsimused on ikka sellised, et kuidas teil päev läks ja mitte ainult, et kuidas lapsel läks, vaid kuidas siis õpetajad ka ennast tundsid ja püüame hästi hoida õpetajaid ja väärtustada, et nad tõesti tunneksid ennast hästi ja arvestades nende tagasisidet, siis mulle tundub, et see on meil kenasti õnnestunud. Aitäh sulle. Sander, kuidas sina tundsid ära enda Astangult sisse astusid esimest korda või teist korda? Ma lähen alguses, kui laps astus esimesse klassi. Et siis me alustasime Masingu koolist ja mulle ma olen natuke selline aktiivne inimene ja siis ma koheselt tegelikult astusin haldusosakonda. Et mõte oli nagu selles, et kui sul on erivajadusega laps, et siis see ongi see toesüsteem, et meie eesmärk oli anda igakülgset abi, nii ütleme siis lapsele, kui ka koolile, ehk et olla see nii-öelda partner. Ja see, kui meie sinna esimesse klassi astusime, laps astus, et siis mulle meeldis väga selle kooli nagu selline vastu, see võtt, et see ei olnud selline lihtsalt, et teeme linnukese, oled paigas, vaid tegelikult täitsa inimlikult võeti seda. Et see oli nagu väga hea algus, et ma pean ka väga oluliseks seda, et kui me erivajadusega lapse seda algust teed väga õigeks ei sea, siis tegelikult lõpus või seal keskel on väga raske seda nagu pöörata. Ja sealt edasi, eks me siin saates saame seda rääkida, kuidas see teekond kõik läheb, aga Astangus väga jällegi väga tore vastuvõtt. Lihtsalt meie jaoks oli seal niisugust teadmatust, et sa pidid hakkama ise nuputama ja vaatama, kuidas sinna saab. Nii et ka Astangu kooli mõttes ma pigem ütlen, et haldusosakonnas ja kaasa mõtleb. Aitäh.
Aivi, tahad sa oma toredat töökaaslast täiendada, kas sul on mingit sellist asja, mis asi on see esimene asi, mis sa tunned, kui lapsevanem tuleb astangule ja sa näed teda? No ega kohe algul ju midagi ei tunne, et see selgubki sellest suhtlusest, et kas see suhtlus on kahepoolne või et kuidas see liiklus seal toimub. Et kui suhtlus on kahepoolne ja avatud ja aus, et siis on rõõm koostööd teha. Selge. Aitäh, aga siit ongi hea edasi minna sellisele võib-olla esimesele teemaplokile, kus me võiks korra nagu rääkida siis lapsevanema ja kooli rollidest, et kuidas see koostöö võiks olla tagatud selliselt, et teineteist täiendatakse ja laps saab just sellise hariduse, mis aitab edasi liikuda pärast iseseisvumasse ellu. Nii et ma korra küsiksin teie käest siin siis selliselt, et mis on nagu selle koostöö, ühise koostöö, kool, lapsevanem, teie heaks lapse vaatest tegelik eesmärk? Alustaks jälle Maar sinust. No tegelik eesmärk on ikka eelkõige ju lapse ja heaolu, selge see. Vahet ei ole, milline tema erivajadus on ja kui palju ta ise suudab sellesse protsessi teadlikult panustada, siis lapse heaolu on kõige tähtsam. Vanem loomulikult peab olema toetatud, sellepärast et tema juurde läheb ju laps õhtul koju ja kui vanem ise on kriisis või on kooliga suhted sassis või on suhted sassis koolipidajaga, et igal juhul see nagu mõjutab. Ja samamoodi on oluline see koolipersonal, et nemad oleksid toetatud, et see on nagu, kui see üks ratas selles vankris niimoodi logiseb, siis selge see, et siis logiseb ju kogu pilt. Et ja kuna see kool, hariduse õppimine, see on otseselt seotud inimestega ja inimeste vahelisete suhetega ja toimimisega, siis selgelt ju kõik peavad oma panuse sinna andma ja võib-olla mis ma nagu tooksin välja on see, et ja meie koolis see ülihästi tõesti toimib. Kahjuks, nagu ma olen kuulnud ja aru saan, siis mitte kõikjal, aga et spetsialist ta peab lihtsalt mingi hetk mõistma ka seda, ütleme, et kui vanem võib olla kas kriisis või siis kriisist värskelt väljunud või siis seal pidevalt seal sellises nendes vahepealsetes etappides, et spetsialistina tuleb siis endale võib-olla neid emotsioone nagu vähem lubada ja neid siis ventileerida pärast kolleegidega või mentorite või supervisiooni abil. Et aga vanemal seda võimalust ei ole ja paraku see mure oma lapse ja sageli ka tema tervise pärast, et tihtilugu erivajadusega lastel on ka mitmeid tervisemuresid. Ja seal juures kõik see hoolduskoormus, tööl käimine ja nii edasi, et seal võib neid emotsioone nagu ette tulla, et ma ise küll neid koolis ei käi välja elamas, aga võib-olla jah, et seda nagu silmas pidada, et kindlasti keegi nagu paha mõttega midagi ei tee ja siis lapsevanema toetamine ja pärast nagu nägemine, kuidas tegelikult see lapsevanem ka niimoodi puhkeb õitsele, kui laps on turvaliselt ja õiges kohas haridust omandamas, siis see on kindlasti seda väärt. Minu jaoks on ka, et ma olen nüüd Astangul ligi 9 aastat töötanud, et need on väga ilusad hetked, kui lapsevanem tuleb rääkima sellest, kuidas ta on ise näinud oma lapse arengut, mis on toimunud nagu Astangul. Ja see võtab vahest klombi ka kurku, et ma näen ka, et lapsevanem endal on klomb kurgus, kui ta räägib, et ta on tänulik sellele, et seda on nagu väga tõesti nagu meeldiv. Sander, täiendaksid Maarjat, et milline sinu arvates on selline suurepärane siis koostöö kooli ja lapsevanema vahel? No ma pean oluliseks koostöö üheks väga võtme kohaks omavahelist suhtlemist ja tegelikult see suhtlemine, see tuleb nii-öelda välja treenida. Erivajadusega lapsevanemad on tulnud väga paljustki
väga rasketest olukordadest läbi. Kui me alustame näiteks võtame selle enneaegse, siis sa hakkad juba tegelikult sünnihetkest on sul juba mured ja koorem. Ja siis on sul lasteaed, siis on sul kool. Tähendab, et selleks hetkeks, kui võib-olla me esimesse klassi jõuame, siis me oleme nii väsinud, meid on tervishoiusüsteem juba nii ära loksutanud. Tihti võib-olla meil on pered lagunenud ja võt seal ongi see koht, et ei maksaks võib-olla kohe nagu mõista hukka, et kui ta ei oska rääkida või on ta natuke ärritunud, et siis pigem kooli, ütleme siis, kas siis juhtkond või haldusosakond, kui me seda nii nimetame, hakkaks vaikselt seda nii-öelda üles soendama ja et siin ei ole nagu kiirteed, et mina näiteks läksin kohe suhtlema, see on selline hea näide, aga ma nägin väga palju lapsevanemaid, kellega tuli tegelikult väga palju tööd teha, et kool saaks üldse seda süsteemi nii-öelda omavahel käima, sest järgmine etapp on ju siis hariduse andmine. Et seda ei saa anda lihtsalt niimoodi, et õpetaja annab klassis, kui tal vanematega ei ole head sidet. Nii et ma ütlen, et see pikaajalisus ja tegelikult need inimesed, kes töötavad koolides ja erivajadusega laste õpetajad, need on kulda väärt, neid ei ole võimalik väga kergelt asendada, sellepärast, et seal on juba psühholoogiliselt peab mõistma neid inimesi. Et see ei ole lihtsalt see, et ta annab matemaatikat, vaid sa pead aru saama, et kui ta täna ei taha õppida, siis ta ei õpi. No ja väga eriti suur oluline on ka, et sul tekib usaldus lapse vahel, ja seda usaldust võita lapse vahest on ikka väga-väga keeruline, et see on jah tõesti, et sa asendada ei saa, sa võid ju tuua kuskil näiteks justkui A-tiim tuleb bussiga, et täna õpetame siin, homme seal, aga sul lapsel ei teki usaldust ja see ei anna nagu areng ei ole nagu hea. Aivi, ma küsiksin su käest seda, et kui nüüd kuulasid kahe lapsevanema sellist nägemust, kuidas see koostöö võiks olla. Aga palun ütle sina seda või mis sa nagu mõtled sellest, et mis asi võiks olla see koolis süsteemis, mida siis kooli töötaja, on see õpetaja, on see tugispetsialist või ka haldusüksuses keegi hea spetsialist. Lapsevanemat asendada ei saa mingis tegevuses. Kui sa mõtled koolis selle peale. Mis on see tegevus, mida lapsevanem ei saa asendada? Või millega ei saa lapsevanemat asendada siis? Ma mõtlen jah, et mida nagu kool ei saa asendada, et vahest on selliseid juhtumeid ka, kus mõni lapsevanem tajub, et ta lükkab lapse koolimaja uksest sisse ja kool peab kõigiga tegelema. Ja. Mina arvan, et asendada ei saa seda tugisamba funktsiooni lapsevanema puhul, et kool on ajutine, koolis ollakse teatud jupp, võib-olla põhikooli osa, kutsekooli osa, mis iganes noore teel on, aga see punkt, kuhu noor alati tagasi pöördub, on see tugisammas perekonna või lähedaste näol ja seda ei saa ükski kooli personal asendada, mida saab lähedane pakkuda seal. Selge, aitäh. Ja koostöö on selles mõttes, me nagu kõik ühiselt tunnistame, et koostöö on ülimalt nagu oluline lapse arengus ja kui see koostöö on hea kooli ja lapsevanema vahel, siis on tõenäosus, et laps saab hea hariduse ja jõuab ka elus edasi tunduvalt suurem, kui seda koostööd ei ole selge. Aga nagu ka Sander kenasti ütlesid, et on ikkagi muresid lastevanematel, mis vajab nagu ka sellist nagu siis just ise tegemist, ja ise hakkama saamist ja aktiivset nagu olemist. Mis need peamised mured on täna lastevanematel või sinu arvates lastevanematel, mis on seotud just hariduse omandamisega? No tegelikult, kas sa saad üldse erikooli või ma ütlen, et erikool vanasti võib-olla oli niisugune nagu natuke keerulisem sõna, täna ma ei kardaks seda välja öelda. Aga ma arvan, et kindlasti erivajaduse lapsed võiksid alustada erikoolist, kui läheb väga hästi, laps kasvab välja, võib igasuguseid imesid juhtuda, saab jätkata näiteks tavakoolis nii-öelda võimalusel. Aga peamine mure on ikka see, et kui sul ei ole seda lähedal seda erikooli, siis pannakse siin nii-öelda teiste lastega sellest ühte klassi.
ja seal tegelikult see õppimise osa hakkab kõik juba alla mäge minema, et tegelikult tugispetsialiste, nagu me teame, on vähe, koolil seda ressurssi ei ole ja ka ma ütleks tegelikult teadmisi. Ja ega ma ei ütle, et see kooliõpetaja nüüd midagi süüdi on, aga lihtsalt tal ei ole seda aega ja võib-olla oskusi selle erivajadusega lapsega tegeleda, et seal tuleb võib-olla üks ühelega. Nii et ma arvan, et see kooli või see võimaluse puudumine, sest me peame arvestama seda, et meil tuleb erivajadusega lapsi järjest juurde ja meditsiinisüsteem on väga moodne. Ja me peame ühiskonnas olema valmis selleks, et see nii-öelda grupp inimesi tegelikult vajab järgi aitamist ja see on meie kõigi ülesanne. See ei ole ainult lapsevanemate, aga see on ka tegelikult kogu ühiskonna küsimus. Nii et ma selle hariduse osas ütlen, et just kohaliku kooli osa. Et just sellise hea koolikeskkonna, on ta siis iseseisev, mõtlen kool siis, mis seisab võib-olla tavakoolist lahus ühelt poolt, aga et see just see hea koolikoha leidmine, see on sinu jaoks suurem mure ja lapsevanemate jaoks. Maarja, Eesti puuetega inimeste koda seisab nii puuetega kui ka erivajadustega inimeste eest. Mis on need peamised pöördumised teie poole, lastevanemate poolt, mis on nende pöördumiste sisu? Pöördutakse väga erinevatel teemadel, aga keskelt ütleme, kui haridust vaadata, siis ongi ikkagi see hariduse kättesaadavus kodukohas, kodu lähedal ja teiseks siis, kui seal ka see kool või klass või lasteaia koht on, siis kas seal on piisavalt tuge ja kas see on nii-öelda lapse jaoks toetav keskkond. Et sellega seoses tegime just mõned nädalad tagasi ka õiguskantsleri poole pöördumise ja juba on ka kohtumine kokku lepitud, et neid teemasid arutada, sest et see lihtsalt ei tundu jätkusuutlik, kui üle Eesti erinevates kohalikes omavalitsustes, linnades ja valdades siis vanemad ükshaaval käivad ja tegelikult nagu võitlevad samasisuliste asjade pärast ja jändavad sellega ja on tegelikult täpselt nagu Sander ütles, selleks ajaks, kui esimesse klassi jõutakse juba poolenisti läbi põlenud ja nii palju nagu nii palju ka pidanud nagu rinda pistma. Kui Sander tõi välja, et üks mure on leida see kool, sa ütled, et kool justkui oleks nagu olemas, on, aga seal koolis siis jääb miskit puudu, et mis need mured siis, too äkki paar näidet oskad tuua, mis koolisüsteemis sees juba, kui koolikoht on olemas, kõik on justkui kena, aga mis seal siis need murekohad just kooli sees on? Ja, et põhiline on ikkagi need tugispetsialistid ja tugiisikud ja see on ka üks teema, mida me kojas oleme väga palju tõstatanud, on see tugiisikute töötingimused, see tähendab siis käsundusleping versus tööleping ja ma ei arvan, et see ei ole eetri aja raiskamine, kui ma siin ka nagu selle lühidalt ikkagi üle ütlen, et olukorras, kus me paneme tugiisikud tööle käsunduslepinguga, mis ei anna neile tegelikult mitte mingisuguseid sotsiaalseid garantiisid, ehk et kui inimene töötab 11 kuud ära, siis see 12. kuu justkui võiks nagu olla ju talle puhkuseks, siis käsundusleping seda ikkagi ei võimalda. Ja arvestades, et tugiisikud on ka sotsiaalvaldkonnas ühe põhimõtteliselt kõige madalamalt tasustatud koos isiklike abistajatega, siis sinna see keerukus ju, sinna see jõuabki. Et inimestele tegelikult tugiisikuna töötamine paljudele meeldib, aga lihtsalt, et kui sulle siis pakutakse kas või kaubanduses, eks ju sektor, millega sotsiaalvaldkond konkureerib töötajate mõttes, tööd, kus sul on ikkagi kindel, et kui sa oled haige, siis sul on sotsiaalsed garantiid, kui su laps on haige, sa saad olla hoolduslehel, puhkus samamoodi on ju, et selline tegelikult täiesti elementaarne ja ma saan aru, et jah, käsundusleping võib olla soodsam siis tööandja jaoks kui tööleping, kuid päeva lõpuks ausalt öeldes pannakse päris palju siis seda auru selle peale, et neid inimesi pidevalt otsida, koolitada, sobitada, sest et tugiisik peab ka lapsega sobima. Ja kojas me oleme ka võtnud selle, et
arvestades seda, et kui vähe meil töötajaid on, et siis loomulikult me ei jõua käia nagu selliseid üksikuid juhtumeid korraldamas ja lahendamas, aga me siiski oleme võtnud ka mingeid juhtumeid, nii et me läheme kooli koha peale ja osaleme ümarlaudadel ja anname seda sisendit ja tagasisidet ja püüame olla siis see osapool, kes siis ka vanemat toetab ja võimestab ja teinekord annab ka vanemale nii-öelda märku, et tegelikult kool on omalt poolt päris palju pingutanud ja ka vanem võiks sammu vastu astuda, et on ka neid näiteid. Jah, aga ma ei tea, võib-olla sul see küsimus veel tuleb, et mida teha siis, kui ei ole sul seda hariduse omandamise kohta, ei kooli ega klassi, et aga ma võib-olla lühidalt ikkagi nagu ütleks selle oma võitluse ära ja mida ma siiani näen, et see on ikkagi ka minu teadlik valik, et ma avalikult ja avatult nii-öelda jagan seda teekonda, sest et kui ma muidu olen selline üsna suudan oma emotsioone ohjata ja olla konstruktiivne ja nii edasi, siis tõesti see vallas võitlus selle eriklassi loomise pärast oli ikkagi väga emotsionaalne, et liiga tihti oma nutud erivajadusega lapse pärast sai nutetud siis, kui ta oli seal paariaastane. Edasi otsustasin, et nüüd on nii, järelikult tuleb sättida asju teisiti ja ise tegutseda, aga tõesti see kooli teema ikkagi ajas nutma korduvalt, sest saad aru, et sa oled jumala üksi ja sind menetletakse järjepidevalt nagu uksest välja. Aga siis minu õnn oli see, et mul oli 2 sellist kepsakat pere veel, kellel olid sama vanad väga keerulise puudega tütred ja me siis harrastasime seda taktikat, et me sõna otseses mõttes siis põhimõtteliselt puurisime kontsad maasse ja vallamaja ukse taga ja nii ühel hetkel see tegelikult ikkagi väga selgelt liikuma sai kuni selle hetkeni, et siis kui nad pidid kooli minema, siis oli Rae vallas Jüri koolis esimene hooldusõppe klass ja mida nüüd on käidud nende 4 aasta jooksul vaatamas üle Eesti igalt poolt. Ja ma saan aru, et sealt on Rae vald saanud ka pisiku, et nüüd plaanid on suuremad, teha ka suurem selline õppekeskus. Jah, absoluutselt, et plaan on siis jälle keset küla, et mis ma kogu aeg räägin, et on see erikool, on see eriklass, et ma kindlasti näen, et need kõik peavad olema kuskil suures gümnaasiumis koos, kõik lapsed ja päeva lõpuks kõige enam kannatab ikkagi see erivajadusega laps. Koolivormidest räägime veidi nagu hiljem ka. Et ma tahtsin Aivi korra su käest veel küsida seda, et meie Astangul on selles mõttes nüüd see, ütleme nagu Sander ütles, et kõige suurem nagu mure ja ka Maarja nagu täiendas seda on selle koolikoha leidmine. Et meil siis, kui laps saab juba Astangule, tal on suur tugivõrgustik seal ümberringi. Milliseks muutuvad siis lastevanemate mured? No need mured, millega mina olen kokku puutunud, puudutavad ikkagi eriala valikut juba. Reaalselt sõltuvalt siis sellest, milline selle noore toevajadus on. Kui on tegemist näiteks kätemotoorika küsimusega ja lihtsustatud õppekavaga, siis see valik on pea olematu, väga väike, et seal leida siis päriselt huvipakkuv eriala, võib-olla ei ole enam küsimus, vaid leida eriala, mis meil üldse nii-öelda riigis pakkuda on, mis vähegi sobiks. Et võib-olla see pool ja mis siit jutust ka läbi on käinud, et kui toevajadusega noor tuleb koolist, kus võib-olla on kas eraldi rühm tehtud või jah, ta on nii-öelda olnud kaasavas hariduses, siis reaalsus on see, et noored on kogenud palju koolikiusu, nende enesehinnang on madal tihti, millega me siis hakkame ka nii-öelda tegelema. Selge, nii. Siit ma arvan, et muredest praegu peatusime murede peal kenasti ja siin jääb ikkagi üks sõnum on meie kõigi poolt, et me lapsevanemad tahavad, et laps õpiks keskkonnas, mis oleks nagu turvaline ja kus ta tunneks ennast hästi ja ka lapsevanem, kui ta lapse hommikul kooli toob või laps hommikul kooli läheb, saab rahulikult tööd teha, keskenduda eneseteostusele ja ta teab, et tema laps on nagu hoitud ja ta liigub siis iseseisva nagu elu poole. Aga kui korra mõelda selle koostöö peale, siis
minule jääb nagu alati hästi oluline sõnum kuidagi endasse, et ükski osapool ei taha jääda siin üksi. Ei taha vanem üksi olla, ei taha see toevajadusega noor üksi olla, ei taha spetsialist tunda, et ta on nagu selles loos üksinda, et kohe, kui see vorm nagu teostub, et kõik pakuvad üksteisele tuge, et siis on nagu need lood kõige edukamad ka. Siit ongi hea edasi minna järgmise ploki juurde, mida Maarja juba ka ja veidi puudutas. Aga milline on see siis teie vaadates või lapsevanema nagu vaatest ideaalne kool, kus nii füüsiline kui vaimne keskkond toetab lapse arengut? Sander? No ma arvan, et ega Eesti rahvaarv on nii nagu ta on, et tegelikult ma arvan, et koolide juurde olekski väga õige panna just siuksed klassid, et meil ei ole ka mõistlik igale poole suurt koolimaja ehitada, aga sellised erivajaduse klassid, kus siis on meeskond nii-öelda selline välja õpetatud, seal on hooldajad, seal on tugispetsialistid ja just nende koolide juurde, aga samas pean väga oluliseks ka, et suuremates regioonis ja linnades oleks ikkagi erivajadusega koolid, kus kogu see nii-öelda ka väga võib-olla raskemad õpilased. Olen näinud koolis ikkagi siin ongi väga erinev see, et siis seal võib-olla on seda professionaalsust natuke rohkem vaja, mida võib-olla seal tavakooli juures klassis ei ole. Et mina näeks, et kui haridusvõrgustikus tuleks vaadata just seda, et me saaksime eriklassid ja sinna ka siis personali ja suuremad siis oleks need erikoolid. Et täna näiteks, kui ma ütlen, et Tartu Masingukool, natuke häbi on tegelikult, et see ei ole kindlasti koolimaja, kui me vaatame, missugused koolid tulevad, renoveeritakse ja ehitatakse tavaõpilastele, siis praegu näiteks erivajadusega lapsed õpivad sisuliselt ühiselamus. Sa mõtled siis füüsilist keskkonna? Füüsilist, jah, aga see on väga oluline, sest välja nad minna ei saa. Nemad peavad kogu aeg toas olema, kuigi nad tahavad ka kuskile värsket õhku hingata. Aga nii ta täna on, et see on nagu mõttekoht. Nii Maarja, ma ennem katkestasin sind ebaviisakalt, et ma tahtsin ikkagi ära küsida ka Aivilt selle küsimuse, et kuidas siis Astangu keskuses, mis on need peamised mured lapsevanematel. Et läheme siit siis praegu nagu ühelt poolt nagu edasi, et kuidas sina nagu tajud seda kooli või millist kooli sina nagu sooviksid näha, kus laps oleks hoitud ja keskkond on nii vaimselt kui ka füüsiline keskkond on ideaalne? Ausalt öeldes tegelikult minu laps täna käib sellises vormis koolis. Et ma ei oska midagi nagu halba esile ega välja tuua, võib-olla lühidalt lihtsalt kuulajale kirjeldan ka, et nagu ma siin ütlesime, et alati ei ole vaja ehitada suurt koolimaja, et meie leidsime ka sellise täiesti X-lahenduse ja tegime selle klassi seniks, kuni siis valmib selline uus moodne kompetentsikeskus, mis nii omavalla kui lähivaldade lastele head haridust ja rehabilitatsioonivõimalusi pakkuma hakkab, et siis hoopis tehti lasteaia ruumidesse see klass natukene kohendati ja igati saavad lapsed osa nii lasteaia ühistegevustest, kui kool on seal samas kõrval ka koolitegevustest. Ja minu jaoks Rae vallaga suheldes algusest peale oli see põhisõnum see, et selge see, et vallal on omal mingid maajupid kuskil, et palun ärge tehke seda kuhugi tundrasse, et teeme nii, et see on keset küla ja praegu kogu see värk on täiega keset küla ja ka see planeeritav ja praegu projekteerimisel olev hoone on keset küla ja miks see oluline on see, et oluline täpselt see, et kui me räägime, et meil on töötajaid keeruline leida, siis minu jaoks on jumala okei, et minul näiteks laps, kui on neile see õues käimise aeg koolipäeva jooksul, siis palun minge käige näiteks apteegis ära või minge käige loomapoes või seal samas on perearstikeskus, võtke mingi retsept või siis käige poes kas või ära, et õhtul on töötajal vähem teha, et need on sellised asjad, mis lapsele nagunii on nagu vajalikud, et ta oleks sellise ümbruskonnaga ja kogukonnaga harjunud, see on ka kogukonnale, eks ju, vajalik ja lisaks on siis omad plussid sees ka töötajale ja rääkimata sellest, et oleks seal ühistranspordipeatused ja nii edasi. Et jah, et mitte nii-öelda lähtuda sellest, et kus on kuskil mingisugune vaba metsatukk, vaid ikka keset küla peame tegutsema ja toimuma
toimetama, et see on ju tegelikult sõltumata sellest, et millise erivajadusega laps on ja kas ta on see laps, kellel on põhjust tulla kunagi Astangu kooli või ta on nagu minu laps, kes Astangu kooli ei tule, aga kogukonnas ja ühiskonnas hakkama peab ikkagi saama ja nii-öelda tunnustatud olema, et seega see et mida rohkem nad on kogu aeg meiega koos ja läbisegi meie seas, et seda loomulikum see hakkama saamine on ka siis, kui sa lähed näiteks tööturule. Et kui sa oled nagu nii tubli, et... Kas sa saaksid täpsustada, miks su tütar Astangule ei tule? Lihtsalt tema erivajaduse ja puude ulatus on nii suur, et Astangu on nii-öelda tema jaoks õppimise mõttes liiga keeruline paik. Aga Astangul ju teatavasti õpilastest puudust ei ole ja alati on ühiskonnas vaja ka neid inimesi, kes siis kõnetaks, nende roll on midagi muud. Aga milline see kool oleks sinu lapsele, kui sa ütled, et ta vajab nagu siis võib-olla suuremat tuge veel nagu õppimisel, mida siis Astangul tänasel hetkel nagu meil ei ole nagu võimalik nagu pakkuda. Milline see kool siis sinu tütrele võiks olla tulevikus? No ütleme niimoodi, et tegelikult nagu ma ütlesin, täna on juba kõik olemas, on spetsialistid olemas, on turvaline keskkond olemas, on väga hästi läbimõeldud päevakavad olemas, on see olemas, et nii-öelda pakutakse sellele ka keerulise hooldus- ja toevajadusega lapsele seda maksimaalse potentsiaali ikkagi avanemist ja ärakasutamist, et eelkõige see seisneb siis selles, et nad saaksid suheldud, ennast väljendatud, võib-olla mingid enesehügieeni ja eneseteenindustoimingud ise tehtud, et tööturule nad nii-öelda Astangu lõpetajatega, eks ju, konkureerima ei tule, aga see ei tähenda, et midagi sellist lihtsamat ja oma käelist tegevust nagu harrastada saaks, aga jah, mitte küll töö ja õppimise mõttes. Sander, soovid sa täiendada millega? Ei, ma arvan, et see on kõik öeldud, et tegelikult eks see teema on üks ja tegelikult jah, et pigem erivajadusega lapsevanemad ootavad just seda tegelikult nende soovide, väikeste soovide täitumist, et tegelikult et ka meie linn või omavalitsus võtaks seda nagu tõsiselt, et ma arvan, et kui keegi juba kutsuks nagu laua taha rääkima, et kuulge, meil on ikka see mõte, et me tahame aidata, siis see on juba tegelikult lapsevanema jaoks nii suur asi, et võib-olla siis suurt koolimaja ei olegi vaja, aga lihtsalt see mõttetalgud või see nii-öelda ideede korje ja arutelu peaks hakkama tekkima. Ja siis on, kui me usume ja näeme, et tegelikult ka tahetakse teha, siis hakkavad ka suhted minema paremaks. Nii, Aivi, et lapsevanemad rääkisid, milline on ideaalne kool, kus on olemas nii füüsiline keskkond, mis ehk siis on ligipääsetavus on ühelt poolt ja teiselt poolt ka siis vaimne keskkond. Kas meil on Astangul see olemas? Vaadates iga päev enda ümber, kellega ma koos töötan, nii vaimse keskkonna poolest kui ka füüsilise ligipääsetavuse poolest on meil kindlasti vastav keskkond olemas. Aga selle füüsilise ligipääsetava osas on meil sihtrühmana, kui ma mõtlen seda on nagu vähemaks jäänud. Et aastaid tagasi oli üsna palju noori, kes meil Astangul ratastooliga ringi vurasid, siis täna ei ole neid nii palju, et miks see nii on? Ma ei ole teinud eraldi uuringuid, ei ole täpselt selliselt üle vaadanud, olen keskmiselt naiivsem ka ja loodan, et see on sellepärast, et meil on Eestis koolid järjest enam füüsiliselt ligipääsetavad ja Astangu ei pea olema valik juhul, kui küsimus on ainult füüsilises raskuses. Maarja, kas see võib olla õige tunne, et nagu meie tunneme Astangul, et võib-olla koolid on siis muutunud tunduvalt ligipääsetavamaks ja sellepärast Astangule ei tule siis füüsilise puudega noori nii palju kui varem? No loodame, et see nii on, et ma tahaks ainult loota, et see nii on, aga sellegi poolest tuleb öelda, et ka EPI koja poole pöörduvad täna aastal 2025
pered, kes ütlevad, enda laps on koduõppel sellepärast, et laps ei saa lihtsalt kohaliku kooli uksest sisse, rääkimata sellest, et ta saaks siis teisele korrusele klassitundidesse minna. Et minu meelest on mingid asjad, mida me ühiskonnana täna ei peaks enam aksepteerima. Et kui me mõtleme, mida me kojas nagu räägime ligipääsetuse teemadel ja siis me alati alustame umbes nii, et ärme hakka ainult kaldteedest rääkima, et sest see on nagu nii palju enamat ja siis sa tegelikult saad ikka neid reaalsuslakse nagu, et ei, me tegelikult peame rääkima ikkagi kaldteedest ja me peame rääkima sellel hetkel, kui laps läheb lasteaeda ja kui ta läheb kooli, sest et täna veel igal pool see võimalik ei ole. Ja muide, et ega siis kaldtee või füüsiline ligipääsetavus ei ole ainult oluline selleks, et laps saaks kooli. See on tegelikult oluline ka selleks, et mõni õpetaja, kes kasutab liikumiseks abivahendit näiteks või ajutiselt peale luumurdu või peale insulti või mis iganes, et ta saaks siis kooli ligi. Ja veel, mis on oluline, et üks meie võrgustiku kolleeg ka, ratastoolis liikuv mees, 3 lapse isa, ütles, et ei ole saanud käia mitte ühegi oma lapse lõpuaktusel, sest et ta on ratastoolis ja ta ei pääse kooli sisse. Ja aasta on 2025. Ja see on minu meelest äärmiselt kurb ja nagu ta ütles, et neid hetki ei saada mitte kunagi tagasi. No vot, mina siin leian ka nüüd täiendavat tõuke selle osas, et selle teemaga võib-olla süvitsi rohkem ka nagu vaadata ja jälgida, sest et mina mõtlen, et mina ikkagi vana, kui ma saan kunagi vanaisaks. Ja ma tahaks ikkagi oma lapselastega aktusele minna, aga tõenäoliselt ma ka 80-aastaselt ei ole nii kõps kui täna, et ma vajaksin neid kaldteid. Et see on kindlasti, ma saan aru siis teema, millega natuke piinlik on ja peaks siis tegelema riik aktiivsemalt. Kindlasti. Et see ligipääsetavus ei puuduta ainult toevajadusega inimesi või noori, vaid me kõik tõesti vananeme ja endalgi lõpuks on vaja igal hetkel ligipääsetavust. Kuidas sina, Sander, seda kommenteerid, sest kuidas Remiga, kes on ratastoolis, olete te käinud vaatamas erinevaid õppimisvõimalusi ja kas mõne selle asja taha on jäänud see, et Remi õppima minemine? No meie, kui me põhikooli ära lõpetasime, tähendab Remi lõpetas, aga lapsed erivajadusega vanem räägib kogu aeg nagu üks. Et nii protsessi sees on ju. Aga tähendab, et siis meil oligi vaja otsida kool, kus oleks ligipääsetavus. Ja me käisime mõned koolid läbi ja sealt öeldi, et kahjuks ratastooliga inimesele me ei saa pakkuda, sest meil ei ole tal piisavalt hästi siis korraldatud, et ega see üks väike kaldtee siin ka väga ei aita, et see peaks olema läbimõeldud kogu kooli maja mõttes. Ja selles mõttes oli see Astangu nagu selline meie jaoks ka väga oluline valik, et me tahtsime ka iseseisvust juurde anda, et kui ta tuleb Tartust Tallinnasse, siis siin oli ka see ühiselamumaja on kooliga koos ja kõik, et see on nagu selline turvalisuse mõttes ka väga hea ja see andis sellise olulise tõuke noorele, see 1 aasta. Nii et see ligipääsetavus täna, ta ikkagi, ma arvan, et me nagu teeme linnukese kuskile, et ma panin kaldtee, Sa tajudki seda, et väga sageli, kuna meil on õppehooned, mõned on väga suured, et isegi kui sa lähed koolimaja sisse, sa näed, et on kaldtee, aga siis, kui sa näiteks vestled, et kuidas teil see nagu õpe toimub üle nagu maja või üle hoonete, siis võib selgeda, et jah, sa ühe õppehoonesse saad ratastoolis, aga mõni tund või mõni kursus on hoopis teisel pool hoones, kuhu ei pääse ligipääseta, kuhu ei ole ligipääs tagatud, et jaa, selge, see on, selles mõttes on tõesti on praegu mõttekoht väga sügav ühiskonnas, ma arvan. Ma arvan, meil oleks aeg liikuda korra nüüd edasi sellisest vaimsest ja füüsilisest koolikeskkonnast selle sisu juurde, et millised võiksid olla need õppekavad ja millised võiksid olla lisatugiteenused või lisatoetused õpilasele, kes pärast, näiteks kes pärast põhikooli liigub edasi ja otsib kohta, kas siis Astangul või mõnes teises kutsekoolis. Ja ma lasen nüüd teil natuke puhata, sest olete väga aktiivselt vestluses osalenud ja vaatame järgmist klippi või kuulame järgmist klippi, kus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
ettevalmistava õppevaldkonna juht Minni Rahuoja räägib ühest kursusest, millesse meie Astangul väga usume. See on kutsevaliku kursus. Mis asi see on? Oleme aastaid Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuses toevajadustega noortele läbi viinud kutsevaliku õpet. Järgmisest õppeaastast kutsevaliku õppe asendatakse ettevalmistava õppega. Ja suures plaanis lähevad kõik see, mida kutsevaliku õppes õpetatakse, ka ettevalmistavasse õppesse edasi. Et Minni, ma küsin su käest seda, et kuidas sa kirjeldaksid kutsevaliku õpet tänasel päeval inimesele, kes sellest veel midagi kuulnud ei ole? Kutsevaliku õpe on suunatud noortele, kes ei tea võib-olla täpselt, mis eriala nad tulevikus soovivad õppida. See on aasta, kus nad saavad ise ennast rohkem tundma õppida. See sobib nii riikliku õppekavaga lõpetanud noortele kui ka lihtsustatud õppekava lõpetanud noortele. Ja selle aasta jooksul on neil võimalik siis katsetada erinevaid erialasid. Et Astangu keskuses näiteks on meil pagarimoodul, puidumoodul, abikoka moodul, kaubandusabitöötaja moodul ja õppijad saavadki selle aasta jooksul siis proovida, kas mõni neist erialadest võiks sobida edasiõppimiseks. Oleme teinud koostööd ka teiste kutsekoolidega, et nad saaksid näiteks Haapsalus proovida ehitustööde aluseid. See on nööbimisega väljasõit, mis on lisaks väga hea võimalus õppijal siis ennast paremini tundma õppida ja saada enda jaoks siis uusi teadmisi. Ja peamine eesmärk kutsevaliku aastal ongi ettevalmistus siis kas erialaõppesse edasiminekuks või tööturule sisenemiseks. Aitäh, see oli tõesti väga hea iseloomustus, mida endast kujutab kutsevaliku õpe ja ma usun, et inimene, kes sellest eelnevalt midagi kuulnud ei olnud, sai aimu, et mis õppega on tegu, kui ta tahab tulla ise õppima või ka oma last suunata sellisesse õppesse. Aga ole hea, täpsusta veel korra, mis on kutsevaliku kursuse vahe konkreetse eriala valiku kursusega? Peamine vahe on, et kutsevaliku aastas me keskendume üldpädevuste arendamisele, igapäevaeluoskuste arendamisele, raha kasutamine, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamine, kõik see, mis on vajalik selleks, et noor saaks alustada oma iseseisvat elu. Meil on võib-olla noori, kes on elanud perega, neil ei olnud kunagi oma taskuraha, nad pole võib-olla iseseisvalt kasutanud ühistransporti, et see on kutsevaliku aasta eesmärk, kus nad saaksidki siis sükse stardi võimaluse iseseisvaks eluks. Ja see annaks siis ka eeldused erialaõppesse sisenemiseks. Suur roll on kindlasti õpioskuste arendamisel, et tekiks üldse nii-öelda see harjumus, tööharjumus ja see võiks olla eelduseks see, et siis erialaõppes juba teooriatundides oleks juba lihtsam hakkama saada. Ja nüüd õpilane, kes on asunud õppima kutsevaliku õppesse, milliseid nagu peamiseid muutusi sa oma tiimiga oled näinud sellest pärast aastast õpet? No minu arust väga paljud noored, see ongi see enese leidmise aasta, kus nad õpivad ise ennast tundma läbi siis nende erinevate õppeainete, et meil keskuses on suur rõhk loovtegevustel, muusikateraapia, kunsti eneseväljendus, et ei ole mõtet õppida lihtsalt ainult matemaatika pärast või eesti keelt, et meil on kõik hästi praktilised tunnid just selleks, et õppija saaks seda oma igapäevaeluga siis ühendada. Aga lisaks siis eneseavastusele ongi, et julgus, võib-olla ei ole varem üldsegi siis leidnud omale sõpru või kellegagi ühist keelt, et peamine selline suurim muutus on iseseisvus ja enese leidmise koht. Kuidas sa vastaksid sellisele argumendile,
öeldakse, et haridus on selles mõttes kallis. Selles mõttes kallis, et ta on kallis, et väga oluline, aga ka rahalises mõttes, et haridust anda inimesele, et see nõuab rahalisi vahendeid, kas on siis riigi poolt või siis ka lapsevanema poolt. Kutsevaliku puhul kutsehariduses on ka üsna kalli õppevormiga, sellepärast, et need rühmad ei ole ju suured, et me räägime 6 kuni 8 õpilast rühmas, kellega siis aasta läbi tegeletakse. Ei tegele ainult üks õpetaja, vaid neid tegelejaid on rohkem, pluss veel tugispetsialistid, kes kõrval on nagu aitavad. Et mis sa nagu ütleksid sellisele argumendile, et aga selline õppeja on kallis? Miks ta vaja on? On kallis, aga ma näen meie enda keskuse näite puhul, et tegelikult need õppijad, keda me oleme ka võib-olla tema hindamise tulemusel soovitanud asuda erialaõppele ja kui see on ka õppija väga kindel enda soov, siis suur väljakutse sellel aastasel erialaõppel on tegelikult just see sotsiaalsete oskuste ja igapäevaeloskuste arendamisel. Et kui õppijal ikkagi ta läheb juba kohe praktikale, tööellu, aga ta tegelikult ei tea, kuidas oleks viisakas suhelda, millised on viisakad käitumisreeglid, siis me võib-olla ei saagi nii palju rõhku panna tema erialaoskuste arendamisele kui sellele, et me peame tegelema kõige muuga, mis on tegelikult eelduseks, et tööelus hakkama saada. Kas kutsevaliku kursus on populaarne, kuhu tahetakse tulla õppima? Meie keskuse näitel on. Meil on ikkagi väga palju noori, kes väga teadlikult teevad selle valiku, esitades avaldus ainult siis kutsevaliku erialale. Kahjuks umbes me saame siis võtta 2 korda vähem õppijaid vastu, kui avalduse on esitanud. Ja just seda sellel põhjusel, et väiksed grupid, et meil on 6 kuni 8 õppijat rühmas, aga me näeme, et see on põhjendatud, et need on väiksed grupid, sest et siis me jõuame aasta jooksul individuaalselt nendega tegeleda, leida igale ühele siis tema selle väljundi, tema abivajaduse, et juhul, kui see oleks suurem grupp, siis tegelikult see hajub sinna ära ja me ei saa nii häid tulemusi lubada. Aitäh sulle, Minni, hea ülevaate eest, mis asi on kutsevaliku õpe, millest saab järgmine õppeaasta ettevalmistav õpe. Aitäh Astangu keskuse ettevalmistava õppe valdkonna juhile Minni Rahuajale ja tutvustamaks, mis asi on kutsevaliku õppe kutsekoolis. Minu meelest see oli väga pulkadeks lahti võetud lõik, et ma arvan, et te nüüd mõistate, mis see on ja miks see oluline on. Aga Sander, ma küsin sinu käest, et kas sa kinnitad või lükkad ümber selle, et kutsevaliku aasta kutsehariduses on oluline õpilase arengus? Vastus on kinnitan ja kommentaariks nii palju, et see kutsevaliku õppeaasta annab tegelikult jällegi erivajadusega noorele sellise nagu kohanemise või sellise harjumise, et eriti kui sa tuled Tartust Tallinna, suur linn ja iseseisvust, et siin võib-olla selle eriala mõttes ei olegi see kõige esimene, et sa pead nüüd kohe nagu selle ära valima, aga et see 1 aasta on see puhver, et see on väga õige ja see peaks kindlasti olema, et ta saaks harjuda pigem selle keskkonna ja selle õppeprotsessiga. Sinu poeg Remi on Astangul lõpetanud kutsevaliku aasta, et millist arengut sina nägid selle aasta jooksul? No selle aastaga me tegelikult teadlikult ise astusime nagu sealt nii-öelda nagu vaatlejaks, et me ei teinud kõike enam niimoodi ära ja pigem vaatasime niimoodi, et tal oleks tugisüsteemid olemas, mida on tal vaja liikumiseks erinevatesse kohtadesse ja see sotsialiseerumine, et selle ta tegelikult täiesti ise seisvalt lõi. Ja see on väga oluline, et tulevikus, kas sa oled tööelus või ka nii-öelda eraelus ja ühiskonnas hakkama saamiseks on sul seda väga vaja. Nii et ma arvan, et meie oleme väga rahul, me võitsime just selle, et laps sai selle natuke julguse kodust nii-öelda nagu sellisest turvameestest lahti
rebida ennast, et ta ei olnud enam see, et ta peab vaatama kogu aeg, et tal tekkis mõtlemine, et nüüd ma lähen poodi, nüüd ma lähen sinna, ma vastutan. Et muidu on niimoodi, et kui isa on kogu aeg järel, siis vaatad siia sinna, küll ma kohale jõuan, et pole vahet. Aga aga samas see turvavõrk on olemas, nii et selles mõttes ma väga kiidan seda Astangut ja meie jaoks väga suur asi. Jah, aitäh sulle. Aga kui me vaataksime nagu kutsekooli nagu laiemalt, et mida teie nagu selline tunne on, et milliseid nagu õppekavasid siis kutsekoolis võiks olla rohkem? Maarja, oskad sa siit midagi mõelda? Või on teie poole pöördutud mingitel teemadel öeldud, et see erialade arv, mida saab valida, on liiga väike? Otseselt selliseid pöördumisi pole olnud, kuid see ei tähenda, et nendel teemadel ei kaasa ei mõtleks või arvamust ei saaks avaldada, et tegelikult oli ju väga väärtuslik materjal selle kevadine Riigikontrolli audit, mis siis kutsehariduse sellistele probleemkohtadele ikkagi väga selgelt ja konkreetselt tähelepanu juhtis, et seal hulgas siis ju toodi välja, et ülioluline on, et pidevalt ja paindlikult reageeritaks ja kiiresti reageeritaks ka nii-öelda tööturu vajadustele. Et kui tavaliselt on alati jutt sellest, et raha pole ja selleks ei saa, siis selleks ei saa siis mingit asja teha või selleks on asi halvasti, siis kasvõi see Riigikontrolli auditis oli ju mitmeid asju, mis tegelikult ei nõua nii tohutut raha ja võib-olla isegi nõuagi raha. Et aga see eeldab seda, et sul oleks see pilt ees, et see on keskselt koordineeritud, et ärme siis tooda mingit teatud hulka, teatud spetsialiste, kui me juba teame, et see on 3-kordne ületootmine, vaid istume siis tööandjatega maha, vaatame seda pikka plaani ja siis et püüame võimalikult paindlikult sellele ka reageerida. Et nii nagu sa enne välja, eks ju tõitsin, et sageli ongi keeruline üldse leida ja sa lepidki selle mingigi asjaga, mida pakkuda, et jälle ma mõtlen, et see on selline nagu keskse arutelu ja analüüsi koht, et mida ei ole mõtet teha igal kutsekoolil eraldi või seda pole isegi mõtet teha igal, ma ei tea, huvikaitse spetsiifilise puude, ma ei tea, huvikaitseorganisatsioonil eraldi, et see peab olema nagu keskselt korraldatud, lihtsalt osapooled peavad olema kaasatud ja siis, et meil on pidevalt teada, et 3 aasta perspektiivis meil on selliseid spetsialiste vaja, selliseid toetavaid töötajaid või abitöötajaid, et selles mõttes siuke keskne koordinatsioon on minu jaoks selle asja nimi, et mina ei saa nagu nii-öelda EPI-kojast öelda, et tehke neid erialasid ja nüüd nii pikalt, sest et need tegurid, mis tegelikult seda mis mõjutavad majandust, ma ei tea, rännet, mida iganes nagu, et need tegelikult kohe mõjutavad ju ka seda, milliseid inimesi meil tööturule vaja on. Just. Aivi, et millised on Astangu puhul siis need peamised või popimad erialad, kuhu, mida tullakse õppima? No kõige populaarsem on ikkagi kutsevalikuõpe, et aastane kursus, kus saad avastada, et mis sulle võiks sobida, sest oled sa toevajadusega või toevajaduseta. Kuidas sa peaksid teadma näiteks 16-aastaselt, mis sa tahad teha? Et minu meelest kutsevalikuõpe sobiks igale noorele tegelikult. Ja meil on võimalik tuled sa Tartust või Saaremaalt, mis iganes on võimalik õpilaskodus olla ja õppida ja pärast kutsevalikut on, mis erialadele võimalik Astangul edasi minna õppima? Meil on erialade valikus näiteks IT-süsteemide nooremspetsialisti valik, mis on nüüdsest 4-aastane õppe ja koos keskharidusega. Siis meil on puiduettevõtte abitöölise eriala, puidutöötleja eriala, abikokka eriala, kaubanduse abitöötaja õppe ja kutseõppe valikus on siis ka lõimitud keeleõppe kursus Edgar, et kus saavad õppida siis teise emakeelega noored. Saater, kui sa kuulsid seda loetelu, mis meil on võimalik õppida, siis jah, seal on üks iseloomulik osa, et kui
kui noor on nagu ratastoolis, siis väga paljud need õppekavad just eeldavad sellist koordinatsioonilist tegevust. Et kas sa oskad nagu välja pakkuda või mõelda, mis võiksid olla need sellised erialad, mida ka siis füüsilise puudega inimesed saaksid lihtsamalt omandada kutsekoolides? No erivajadus, kui me võtame näiteks ütleme ratastoolis või siis tegelikult tundub, et tänapäeva noortel see IT-maastik on ikkagi kõige sellisem, mida on parem, sellepärast et kõik see, kui ma mõtlen, et ma ei tea, puutööd või metallitööd, et see on juba natukene võib-olla keerulisem, aga ma vaataks ikkagi igat inimest või last eraldi, et mida talle võib mida talle saab pakkuda. Aga meie jaoks oli tegelikult väga suur küsimärk just ratastool ja et sellega ei olnud võimalik nendesse kohtadesse nagu ligi pääseda. Nendesse siis puutöö või mis need seal teised olid, et aga IT võib-olla oleks see variant. Aga ma korra puudutaks seda teemat, et siin võib-olla ka kuulajad-vaatajad tegelikult, kellel see teema võib ette tulla, on see nii-öelda lihtsustatud õppekava. Et sellest peaks natukene rohkem rääkima siis Rajaleidja, kui ta selle määrab. Et ta nii-öelda natukene nagu vaikselt ütleb, sosistab küll, et ega sellest midagi kasu ei ole. Et see on lühiajaline, aga ta ei räägi päris pikalt lahti, mis see on. Et lihtsustatud õppekava sisuliselt on niimoodi, et põhikoolis toimub sulle nii-öelda väga nii-öelda lihtne õppekava üks ühele enam-vähem, siis tehakse täpselt sellele arengule vastav. Aga kui me nüüd jõuame siis 9. klassi ilusti ära lõpetatud aktusega, siis peale seda meil tegelikult on uksed kinni. Et enam ei ole kuhugi minna. Ja see nüüd ongi see sama küsimus, et 16-aastane noor, aga tal tegelikult ei ole võimalik edasi õppida. Ja nüüd ta peab siis minema kohe tööturule või koju. Ja võt need on nüüd need kohad, mis me nüüd lollisti teeme just, et me 16-aastase, kus me peaksime andma talle just seda kütet juurde, et toetama, andma talle haridust, andma talle tööoskuseid, praktikat, kõike, et ta jookseks käima nii-öelda. Aga me tõmbame talle maha ja siis ta läheb ju koju ja kui sul ei ole vanematel, mitte midagi pakkuda, siis ta jääbki sinna arvutisse ja tegelikult sealt on väga raske välja tulla. Sinu sõnum oleks siis, et liiga lihtsakäeliselt ei tohiks suunata lihtsustatud õppesse? Ütleme niimoodi, et kui sa lihtsustatud õppekava määrate, et siis rääkige kõik need asjad lahti ja teine asi on see, et riigile või siis ma ei tea, mis ametid nendega tegelevad täpselt, on sõnum see, et mõelge, mis nendest inimestest edasi saab. Ega me ei pea lihtsustatud õppekava on vaja, sest ega meil ei ole mõtet matemaatikat tuupida, kui me sellest aru ei saa. Aga mis tast edasi saab? Et kui me nüüd toodame niimoodi massiliselt ühe ukse taha hästi palju rahvast ja mis me siis nendega teeme? Kui ma vaatan näiteks tööandjatega suheldes, et mis nende sõnum on see, et neile ei aita sellest, et neil on riik aitab kohanemist või seda kohandamist, et paneme ratastooliga, ütleme, inimene saab sinna tehasesse või sinna töökohta minna, aga tal ei ole mentorit. Tal on vaja tugiisikut sinna, kes aitab selle tööpäeva tal ära läbida. Ja seda ei ole ja sellepärast ei taha ükski tööandjaga võtta. Ja sa tabasidki väga hea sellist loomuliku ülemineku praegu, et tööturg, et kui meil on nüüd õpilased on leidnud ikkagi, neil on olnud õnne õppida õppekaval, mis neile nagu sobib, mis neile nagu meeldib, mis aga ligipääsetav, siis me ju tegelikult ju töötamegi selle nimel, ma mõtlen koolid, lapsevanemad, et noor saaks minna pärast tööturule. Et Sander praegu korra nagu puudutasid seda tööelu teed, aga toob ka veel korra täpsemalt välja, et see protsess oma lapse tööturule suunamine, et mis need peamised suuremad takistused on? Ja sa võid korra teha ka tagasivaate, et kui see ongi see, mis ma kirjeldasin, et eesmärk on jõuda tööturule, et mis selle nagu protsessi raames need suuremad takistused sinu jaoks on olnud? Jällegi, et kui sul on endal
ma olen väga mitmete lapsevanematega, kellel on ka erivajadusega lapsed, nad on loonud oma süsteemi ettevõttesse või oma pereettevõtetesse sinna, loonud töökoha. See on kõige lihtsam. Ja täpselt samamoodi, ma ei oska sulle öelda, et mis on see keeruline teekond, sest praegu meie otsus oli väga selgelt, et kui meil on võimalus oma süsteemis luua üks koht ja anda põhimõtteliselt tööriistad ja öelda, et meie eesmärk on see, ja nüüd tuleks siit edasi minna, siis praegu näiteks Remi vaatest ongi niimoodi, et ongi toimetaja Tervisetasku portaalis, kus ta peabki lugema materjale läbi, mis on tegelikult, mina arvan, et ta teab väga palju postitusi, mida Sotsiaalministeerium postitab ja on rohkem kursis kui mõni eestlane. Et lihtsalt küsimus on nagu selles, et sa lood oma süsteemis, aga kui sul ei ole seda süsteemi, siis tegelikult on sul väga keeruline üldse saada, sest mõtleme ise, et tööandja, ta tahab ju toodangut välja anda, tal on tähtis, et mingi tulemus on. Ja tal on valida kõrvale inimene, kes ütleb, jah, ma teen sul selle töö kohe ära versus, et seda inimest on vaja rohkem toetada. Et sealt tekivad need valikud, et see on kõige raskem küsimus ja võib-olla see, miks ma ütlen, et meie ühiskonnas on hästi oluline see teavitus, mida ka EPIkoda väga hästi teeb, ja see on väga oluline just rääkida sellest nii palju, et meie kõik tööandjad ja või siis ütleme siis riigi esindajad saaksid aru, et see on meie igapäevane asi, see ei ole nii, et täna ma tegelesin ära, et kui õiguskantsleriga on räägitud, siis see on nagu, nüüd selleks aastaks on asi selge, et tuleme järgmine aasta jälle mingi teise teemaga, et see peaks nagu elav asi olema, et see ei saa olla selline hetkeline. Maarja, mis sinu nagu mõtted siin on, et Sander tõi välja, et igaüks pusib ise, et teeb süsteemi, kuidas siis oma lapsele leida see töökoht ja ometigi ta suudab selle pusida niimoodi, et see laps leiab oma võimetele vastava töö. Aga mida kui püüda nagu vaadata, analüüsida seda riiklikul tasandil, et mida nagu riik saaks teha siin, EPIKu vaates just siis, et iga lapsevanem ei peaks üksi pusima? No ütleme niimoodi, et ega EPIKotta Sandri sarnased vanemad ju ja nende juhtumid väga ei jõuagi, et sinna ikkagi jõuavadki need, kellel ei ole sellist võimalust ja kes on siis reaalselt hädas ja tegelikult nagu sa tõid selle näite, et kui see 16-aastane, kes on nagu kooli lõpetanud, tal on tegelikult olnud selline päris hea tempo ja rutiin ja harjumus, eks ju, tal on kohustused ja selline igapäevane õpitegevus ja siis järsku ta nagu jääbki sinna koju nii-öelda tiksuma või olema, sest tal ei ole kuhugi minna ja siis see kõik need oskused taanduvad, see motivatsioon, see enesekindlus, see kõik ju saab löögi. Ja selles mõttes on väga oluline seda ikkagi keskselt korraldada, et super, et on peresid, kes siis saavad oma nii-öelda oma igapäevatöö juurest nagu mingisuguse töökoha siis luua ja eriti super, kui see veel on miski, mis noort kõnetab, aga tegelikult loomulikult see peab olema keskselt jälle läbimõeldud ja koordineeritud ja tegelikult ka sellest vaatest, et me peame nagu aru andma ja sellele ka keskenduma, et meil on iga aasta selliseid lapsi, kes tulevad lihtsustatud õppekavalt ja neil tegelikult oleks tööturule anda küll ja meil on selge ühiskonnana palju kallim nende kodus viibimist üleval pidada kui see, et meil on siis sellised mingid programmid, süsteemid, erialad, mis siis just sobivad. Aga ma tahaksin võib-olla üldse öelda juba sellele kommentaariks ka, et kui Rajaleidja võiks rohkem nii-öelda koolide alguses nõustada, et mis see lihtsustatud õppekava ikkagi tähendab, et siis võib-olla nagu, kuna EPIKotta on viimasel ajal mitu sellist juhtumit jõudnud, kus inimestele tuleb siis 9. klassi lõpus niimoodi ikkagi üsna ootamatult, et oi, et kuna on see lihtsustatud õppekava olnud ja jah, tavapäraselt just nagu matemaatikaga seetõttu on nagu keerulisem, et siis on järsku on kõik uksed suletud. Et võib-olla ka mitte sellise kohe esimese hooga minna selle lihtsustatud õppekava peale ka, kui see tundub, kuigi see tundub nagu lihtsam, last ja peret säästvam, et tegelikult selle peale saab ju alati minna.
Et pigem ikkagi üritada pusida selle tavalise riikliku õppekava kallal ja kui ikkagi see tõesti osutub väga suureks stressiallikaks kõikidele osapooltele, eelkõige muidugi lapsele, et siis saab selle peale alati üle minna. Aga tõesti, et selleks ajaks, kui see 9. klass lõpeb, võiks olla natuke rohkem valikuid kui ma ei tea, 3 ja üks nendest siis kodus arvuti taga olemine. Aivi, mis Astangu keskus teeb, et enda juures õppinud õpilast aidata tööturule ja kas ta teeb seda täiesti üksi või teeb ta koostöös vanemaga? Astangul me tegelikult alustame põhimõtteliselt päevast number 1 rääkimast siis sellest, et mis saab edasi. Ja kohe kiirelt algavad karjääritunnid, ettevõtte külastused, et aru saada, mis asi on töömaailm ja nii mõnegi noore jaoks see tuleb ju esmalt sellise šokina, et ma olen kõigepealt olnud koos oma perega, mu pere on mind hoidnud, igatepidi nagu hoidnud, et nüüd hakkame rääkima sellest, et ma õpin mingit eriala, omandan selle ja lähen tööle. Et päriselt, mida see tähendab. Ehk siis meil on praktikad iga õppekava osa, et nad saaksid kohe selle päris töö kogemuse. Et jah. Tööspetsialistid toimetavad meil? Ja meil on igas õppesuunas üks tööhõive spetsialist, kes siis oma suuna õppijatele koostöös õppija ja lähedastega leiab siis sobiva praktikakoha ja lõpetades aitab ka leida tööd. Aga kuna meil on õppijad üle Eesti kohale tulnud, et siis tööhõive spetsialist ei jõua päris igasse Eestimaa nurka, nii et hästi oluline on see koostöö lähedastega, kes aitavad võib-olla leida sobiva ettevõtte ja sealt võtab üle tööhõive spetsialist, kes tegeleb siis tööandjaga, tema hirmudega ja jagab ja julgustab siis seda, et miks võtta praktikale näiteks Astangu õppija. Meie pluss on see, et me saamegi kirjeldada seda, mida see õppija meie keskuses õppimise ajal on teinud. Et ta on käinud ettevõtte külastusel, et ta on käinud jõulupakke pakkimas, et on saanud mingit töökogemust ja et me oleme saanud tagasisidet, et ta saab väga hästi hakkama ja me saame nagu teha sellist tugevat julgustustööd tööandjatele. Ja jõulupakke me ei käi pakkus siin nurga taga, näiteks praegu on meil õpilased Selveris, et nii et kui Selverisse lähete jõulupakke ostma, siis need on suure tõenäosusega Astangul pakitud. Aga me oleme ka teinud koostööd Prismaga siin jõulupakkide pakkimisel. Aga et kas sa oskad praegu mulle öelda ka seda, et tõestamaks seda, et on võimalik leida õpilase töökoht, et kui palju meie õpilastest leiab töö? See on erinevate õppekavade alusel nagu erinev. Päris numbriliselt ma hetkel ei oska öelda, ma oskan öelda seda, kui suur on rakendumismäär näiteks 2023 aasta lõpetanute puhul. Rakendusmääral sa pead silmas mida siis? Rakendumismäär tähendab seda, et kas see noor läks pärast Astangu keskust õppima, tööle või töötamise toetamise teenusele, kus all me peame silmast kaitstud töövormi. Ja mis see osakaal on siis? See on siis 72%. Meie lõpetatest? Ja, selge. On võimalik siis. Nii, aga hakkame saadet vaikselt nagu lõpupoole tüürima, aga ma mõtlen korra seda, mida tahaks teie kogemusest veel öelda, et kui nüüd laps on jõudnud ka, ta juba pigem tõenäoliselt, siis ta on juba noor, aga ma ei tea, vanemale jääb ikkagi ka vist 30-aastane poeg on laps. Et kuidas see lahti laskmise teema nagu teie jaoks on, eriti kui tegemist on veel erivajadusega noorega, et isana või emana suudate lahti lasta oma nagu noorest ja öelda, et ta nüüd on iseseisvam ja saab paremini ise hakkama? No ma ei tea, tähendab minul nagu, ma olen võtnud niimoodi kuidagi mõistusega, et see emadel on ilmselt natukene raskem emotsioonid
võib-olla tulevad rohkem välja. Aga tegelikult on ju nii, et kui sa tead, kuhu see laps sul läheb ja kuidas oled seal ikkagi tal turvavõrguna olemas, siis ma arvan, et siis võiks nii-öelda lavalt maha tulla ja istuda publikusse ja vaadata seda siis juba nagu niimoodi näidendina, et kuidas ta seal hakkama saab. Alati on võimalik sekkuda, et peatus. Aga et tegelikult me peame seda tegema ja ma arvan, et erivajadusega inimesed, ma olen seda väga palju öelnud, et mida rohkem te olete väljas, mida rohkem te liigute, näitate ennast, seda rohkem ühiskond harjub ja tegelikult, kui me vaatame, ma ei tea, 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, siis täna on ikkagi väga hästi juba selles mõttes, et meie kõik võtame ikkagi neid juba väga omaks ja keegi ei vaata nii viltu, aga muidugi minna veel on. Nii et selles mõttes ma arvan, et see tulebki lahti lasta ja hästi paljud vanemad teevad ühe vea, mida ma olen ka näinud läbi hooldussüsteemi, et lihtsalt jäetakse, ei taheta, et kuidas ma poiss ikka, et need võileivad ikka on vaja hommiku teha ja lõunaaeg söök ja õhtul söök ja kõik. Ja tegelikult sealt ei tule väga head tulemust, et see inimene jääbki selliseks, võib-olla nagu muutub selliseks kurjaks või et ta ei saa oma elu elada, et see takistab. Ja selles mõttes tuleb julgustada. Omaette probleemid on muidugi need eluaseme küsimused, siis on kuidas erivajadusega inimesele üldse korterit saada, et näiteks ütleme üürikorteri leidmine, me hakkasime ka vaatama, et Remile eraldi elamist ja siis otsisime, et üürikorterit, aga ükski üürileandja ei olnud nõus või siis andis väikse küll, niisuguse 2x2, ütles, et siia vist on paigas lihtsalt, et siuke väike ruum. Aga et ma saan aru, et ruumi ei ole ja ruumid ei ole selleks kohandatud, et sa lõhud ju seinad ära ja kui sa ratastooliga ja kõik siukest. Nii et võt need on järgmised asjad, mis sunnivad koju jääma. Et meil ei olegi kuhugi sind saata, isegi kui sa käid tööl. Nii et aga mina arvan, et jällegi üks koht, millega meie tegeleme oma peres on see, et ikkagi ta saaks ka täiesti oma ette elama. Et tal ongi nii, et sa paned ukse kinni, nüüd on see minu kodu. Maarja, lahti laskmine. Kuidas oma lapsest lahti lasta rohkem? Jah, sellisest Remi-sugusest tüübist on kindlasti selles mõttes, positiivses mõttes lihtsam lahti lasta, sest et ta on ikkagi enda elu peremees tegelikult, isegi kui ta mõnes asjas tuge vajab. Nüüd keerulisema erivajaduse puhul on see kindlasti raskem ja mille pärast just nagu Sandergi välja teed, kui sa tead, et milline see koht on ja see on sulle usaldusväärne ja turvaline ja seal on piisavalt toetust ja hea väljaõppega inimesi, et siis see kõik on kindlasti lihtsam, aga kindlasti see on keeruline, et aga loomulikult vajalik, sest mitte keegi meist ei ela kahjuks või õnneks igavesti, ehk et ühel hetkel tuleb nagunii see teatepulk üle anda, et mitte jah niimoodi sellesse nii-öelda liiga pikalt klammerduda, kuid ma ütlen, et see sotsiaalsüsteem peab seda lahtilaskmist ka toetama. Aivi, sa Astangul vastutad ka õpilaskodu eest, et kuidas sa seal näed seda lapsevanema lahtilaskmist oma noorest, et see on just see üks peamisi kohti, kus noor tuleb pärast 16 või 17 eluaastat esimest korda teisest linnast Tallinnasse. See on ikka väga suur väljakutse nii noorele kui lapsevanemale, aga kuidas see toimib? Jaa, kindlasti on see suur väljakutse noorele, kes on mujalt linnast tulnud, satub õpilaskodusse, kus meie põhiline tingimus on see, või eesmärk on saada iseseisvaks ja meie tegevusjuhendajad, kes seal töötavad, aitavad minimaalsel määral või täpselt nii palju kui vaja, et mitte ka ei tee kuidagi seda üle. Aga mulle tundub kohati jah, et see on isegi perede jaoks raskem lahti lasta või usaldada, et ta saab hakkama. Näiteks ühistranspordi kasutamine. Et nii mõnigi vanem ütleb, et et minu laps ei kasuta ühistransporti, et ta ei saa hakkama sellega.
aga ma saan sellest aru ka, et miks nii võidakse mõelda, et kui ma mõtlen oma lapse peale, siis ma näen oma last ainult kodus. Ma ei näe teda muudes keskkondades või koolipäeva jooksul ma ei näe ja mul ei ole seda võrdlust. Ja toevajadusega noore lapsevanemal on sama, et tal ei ole seda võrdlusmomenti või et kas ta siis saab hakkama või ei saa. Aga meie näeme läbi aastate seda, et saavad nad kõik sellega hakkama, kes on meile ikkagi õppima tulnud ja me julgustame vanemaid, julgustame noori, et proovida siis kõiki neid igapäevaelu oskusi seal õpilaskodus ka. Poes käimine, transport, kodumasinate kasutamine, võib-olla millega ei ole üldse kokkupuudet olnudki. Nii et suur hüpe noorte jaoks, aga aastaga toimub meeletu areng. Nii, ja ma tahakski lõpetuseks teie käest küsida seda, et teil kõigil 3, ka mul, seisab veel pikk tee ees, et toetada erivajadusega noori ja nende elu paremaks teha, et ikkagi nad saaksid iseseisvamalt pärast nagu hakkama. Sander, et mis sinu jaoks oleks see üks asi, mis riik sinu arvates peaks esimese asjana ära teha, et sinul oleks võimalik jätkata seda suurepärast tööd, seda suurepärast isaks olemist oma lapse kõrval ja et tal elu nagu paremaks läheks? Ütleme niimoodi, et kui me praegust seisu vaatame, et siis otseselt, kui me vaatame väga personaalselt Remit, siis hetkeseisuga riigil, mis ma tahan öelda, et näiteks Töötukassa kohandas ära meil töökoha, et see oli ka natuke eksperiment, et mis me vaatasime seda, et kuidas, et üks asi on see rääkimine, et kõik Töötukassa tuleb ja siis tehakse seda ja toda ja kolmandat, aga siis me kutsusime koha peale ja tuligi seltskond inimesi, kes vaatas siis üle, mida vaja on, testiti ja ma ütlen, et väga hästi ja ma olen alati öelnud, et läbi aegade Remi nii-öelda sellest algusest kuni tänaseni, et riiki abivahendid, need soodustusega mähkmed või asjad, kõik need tegelikult on toiminud ja et lihtsalt küsimus ongi selles, et see omastooduse teema, et kas mul jääb seda vaba aega ja kas ma saan ta last kuhugi panna, et see on nagu minu isiklik teema olnud. Aga kui me vaatame nüüd seda põhikooli, ütleme siis neid inimesi, kellel on see haridustee veel nii-öelda seal algusfaasi, siis kindlasti see sama, mida me oleme täna puudutanud, on see koolikeskkonna siis loomine, on ta siis erikoolina või siis nende klassid, et alustame algusest, et praegu hüppame kuskile keskele, vaid et alustame algusest, lasteaiast, kõigepealt teeme need ja just see, et ligipääsetavus ja neid inimesi ja lapsi ei ole nii palju, et nende jaoks peaks nüüd kohe niimoodi, et oi, kui palju see raha läheb välja, vaid lihtsalt, kui jääb ka omavalitsus hätta ja talle jookseb ka nii-öelda, nagu öeldakse, mõistus kinni, siis saab ta ju pöörduda spetsialistide poole, kes annavad nõu ja toetavad, nii et ei peaks kohe seda ei vastust ütlema. Nii, Maarja, mis võiks olla see üks riigi asi, mis ta esimeses järjekorras võiks korda teha, et sinul aidata edasi liikuda lapsevanemana ja ka erivajadustega inimeste sellise eesseisjana? Tegelikult Sander ütles nii hästi, et sellele on nagu keeruline vastu vaielda või mingit veel paremat asja nii-öelda kõrvale tuua, et alustada tuleb algusest, et ja kõige lihtsamatest asjadest tegelikult, millest me täna siin rääkinud oleme, et teeme nii, et iga laps saaks lasteaeda ja kooli, et ta tunneks seal hästi ja turvaliselt, kusjuures, et see mõjuks nagu lihtsalt sellise nagu sooja õhuna, et nagu päriselt laseme nad siis nagu koolimajja ja lasteaeda sisse ja leiame päriselt need spetsialistid, et meil tegelikult ju, et kui palju me teeme näiteks selleks, et me räägime, et meil on tugispetsialiste tohutult puudu, et aga hakkame siis juba sellega tegelema, et ma ei tea, põhikoolis, et need lapsed, kes tulevikus 10 aasta pärast või veel varem, et võiksid juba nendest tugispetsialistidena last
lasteaias ja koolis töötada, et neil juba see pisik oleks seal 8.–9. klassis sees ja me toidaksime seda veel ka keskkoolis või kutsekoolis. Et kuidagi me nagu süsteemselt ikkagi läheneksime, et meil oleks seda sihukest asjalikku ja motiveeritud tööjõudu peale tulemas, mitte me nagu aastast aastasse ei nendiks, et näed, ei ole nüüd töötajaid ja jälle, et ma ei näe, et seda saaks teha iga kohalik omavalitsus või kool kuidagi eraldi ja käia seal motiveerida, seda loomulikult võib, aga seda peaks olema keskselt jälle korraldatud ja sellise hea süsteemiga, et kuidas muud moodi see nii-öelda oma karjääri alguses olev põhikooli lõpetaja näiteks üldse teaks enda nina nende erialade poole nagu suunata, et võib-olla need on sellised esimesed sammud. Aitäh. Aivi, mis võiks olla see Astangu asi, mida me tunneme, et kui see oleks nagu meie riigis paremini, et me saame veel paremini oma tööd teha? Ma arvan, et tõesti keskselt erialade valik erinevate toevajaduste jaoks, et igal noorel oleks võimalik teha üldse valikut, aga mitte vähem olulisem ei ole see, et mis saab ikkagi edasi. Kui ta lõpetab keskuses eriala ära, et tal oleks tööturul olemas koht ja et ta saaks õigeaegselt endale selle sobiva toetava teenuse ka juurde. Et mina ise sotsiaaltöötajana tunnen, et meil on nagu teenuste valik on üsna lai, aga see, kas sa saad selle teenuse siis, kui sul on seda vaja, et seda ma alati ei näe. Ja tihti see töö, mis tehakse ära näiteks kutsekoolis, võib mitte päris nullitud olla, aga see mõju väheneb, kui noor peab ootama aasta või 2, et saada kas elamisteenusele või mingile toetavale teenusele. Et see mure oleks vaja lahendada, et õigeaegselt saaks ka edasi suunduda. Selge, aitäh sulle. Enne kui hoolimise lauanurga täitsa ära lõpetame, siis ma tahan teha ühe pöörde. Meiega on olnud täna samuti kaasas kogu saade meie suur innustaja ja selle saate üks algatajaid, Remi. Tere, Remi! Tere! No mis tunded sul täna tekkisid seda saadet vaadates? Väga positiivsed, siin käis väga palju läbi just seda põhikooli ja kutsekooli, ütleme, sükest koostööd, et seda tuleb kindlasti arendada. Kas isa rääkis sul õiget juttu? Isa rääkis täitsa õiget juttu. See vastas kõik tõele, nii et kõik oli täpne. Kas sa arvad, et võiks veel ühe saate teha? Ikka, teeme muidugi. Neid teemasid on palju, mida arutada ja ma arvan, et meie olemegi see podcast, kust inimesed saavad indu ja teadmisi. Nii et oled valmis jälle toimetaja rolli asutama, projektijuhi rolli ja toimetaja rolli asuma ja aitama ka järgmist saadet teha? Muidugi, see on mu üks eesmärk. Väga tore, siis oleme kokku leppinud. Teeme veel ühe saate. Aitäh, Remi, sulle. Aitäh Remile ja aitäh kõigile tänastele saadete külalistele. Aitäh Sander, aitäh Maarja, aitäh Aivi. Täna jäi kõlama, et hoolimine ei ole ainult tunne, see on tegu, otsus ja vastutus. Hoolimise lauanurk jätkub, sest hoolimist on alati vaja. Igas koolis, igas peres, igas inimeses. Mina olen Gert Valdaru. Aitäh, et kuulasite ja vaatasite. Hoolige ja olge hoitud.